Jätkame hea une teemalt ning saame kohe teada, kuidas on kvaliteetne puhkamine seotud meie kehakaaluga. Uni ja kehakaal on rohkem seotud, kui me endale teadvustame. Kui me vaatame uuringuid, siis on näidatud, et pidevalt alla 6-7 tunni magavatel inimestel võib olla rohkem kehakaaluprobleeme ehk siis ülekaaluprobleeme. Selles mõttes selline naljalause, et magage rohkem, siis teil jääb vähem aega söömiseks, seal on teatav tõepõhi all. Nüüd üks moment, mis tihtipeale hakkab kaasa mängima sellise uneaja söögiisu puhul, on meie selline geneetiline tüüp, kas me oleme hommikutüüp või õhtutüüp või vahepealne. Et kui nüüd mitte silmas pidada seda, et hommikutüüp tahab hommikul vara ärgata ja õhtul varem magama minna ja kui ta ei saa seda teha, siis hommikul ärgates on tal ilmselt energiapuudus ja ta teeb päeva jooksul selliseid suhteliselt võib-olla ebatervislikumaid toiduvalikuid ehk sööb rohkem, kui keha ära kasutab. Ja õhtutüüp võib olla olukorras, et ta ei lähe õhtul sellel ajal magama, nagu tema geenid on ette näinud ja võib-olla see uneaeg libiseb sinna 1-2 hilisemale ja siis võib juhtuda, et see veiniklaas või 2 on liias ja võib-olla ka maiustused. Nii et selles mõttes need ülekaaluprobleemid on natukene erinevad õhtu- ja hommikutüübil, aga põhisõnum on selles, et kui oma uneaega mitte arvestada, siis võib juhtuda, et vähesed unetunnid kingivad meile nii mõnedki ülekaalukilod.